Nüüd aga on mul rõõm kutsuda siia lavale Omanike Keskliidu juhatuse esimees härra Urmas Reinsalu, kes teeb teatavaks ja nii juba 4. aastat järjest koduomaniku sõbra ja kiusaja tiitli. Kes nende vääriliseks peetud on, saame teada, kas mõlemad auhinnatud ka auhinnale järele tulevad, saame näha. Lugupeetud president Rüütel, austatud Omanike Keskliidu volikogu esimees akadeemik Raukas, austatud Rootsi ja Soome koduomanike liitude juhid, head koduomanikud. Mul on hea meel, et teisele koduomanike kongressile on nii arvukalt koduomanikke kogunenud. Läinud aastal kohtusime Estonia kontserdisaalis. 18 aastat tagasi asutasid Eesti kodanikud Estonia saalis Eesti õigusjärgsete omanike liidu. Me olime sulased, kuid saime oma kodude peremeesteks maa- ja omandireformiga. Eesti õigusjärgsete omanike liiduna seisime selle eest, et maa- ja omandireform viidaks läbi omanike seaduslikke õigusi silmas pidades. Meie võitlus oli edukas. Nüüd on jäänud veel viimased lahingud 1000 juhtumi otsustamiseks. Tänan kõiki meie aktiivseid liikmeid, kes seda tööd tegid. 7 aastat tagasi Rahvusraamatukogus otsustasime meie liidu ümber kujundada Eesti Omanike Keskliiduks, et muutunud õigusoludes seista Eesti korteri, maja ja maaomanike huvide eest. Meie liidu eesmärk on lihtne ja selge. Aidata koduomanikel kergemini hakkama saada. Ja me teeme seda 3 viisil. Esiteks, pakume erinevaid liikmeteenuseid. Teiseks, seisame oma üksikute liikmete huvide eest õigusvaidlustes ja pakume teavet. Mul on eriti hea meel, et läinud aastal suutsime käivitada koostöös Avatud Eesti fondiga ka kodulaenu võlglaste nõustamisteenuse. Ning kolmandaks, seisame nii oma liikmete kui kõigi korteri- ja majaomanike huvide eest suhetes riigi, omavalitsuste ja erinevate ettevõtetega. Meie tugevus peitub selles, et meid on palju. Aitäh teile kõigile, kes te olete täna siia kokku tulnud. Aitäh teile kõigile selle abi eest. 57 800 inimest meie liikmetena on hästi suur jõud, mida ei saa ignoreerida. Üksik koduomanik on silmitsi seistes linna või riigivõimuga, gaasi- või elektrivõrguga, alati kaitsetuspositsioonis. Koos oleme tugevad. Meie jõud on meie liikmed. Kutsuge oma naabreid ja lähedasi liituma, sest iga uus liige tähendab, et saame meie ühiseid eesmärke paremini kaitsta. Ja me teame kõik, et teha on väga palju. Me oleme sõltumatu organisatsioon, kes juhindub selgest põhimõttest, et me toetame kõike seda, mis on koduomanike huvides, ja oleme selle vastu, mis on koduomanikele kahjulik. Ja me ei pelga oma liikmete huvide kaitseks pöörduda kohtusse, nagu läksime kohtusse Konkurentsiameti vastu seoses Eesti gaasi hinnakujundusega või Tallinna Vee vastu seoses ebaõiglaselt kõrgete hindadega. Ka Eesti koduomanikud on osa rahvusvahelisest kinnisvaraomanike liidust ja meid on täna tervitamas meie head partnerid Soome ja Rootsi koduomanike liitudest. Nagu Ivo Linna juba ütles, oleme aastaid andnud välja koduomanike sõbra ja kiusaja tiitleid. Konkurss toimus esmakordselt 2008. aastal ja varasemalt on kiusaja tiitliga pärjatud Eesti Gaasi ja koguni 2 korral Tallinna Vett. Koduomanike sõbra tiitel on varem läinud Maksumaksjate Liidu juhile Lasse Lehisele, Konkurentsiameti juhile Märt Otsale ning Rae, Jõgeva ja Harku valdadele. 2011. aasta nominendid pakkusid välja meie endi liikmed ja viisime läbi hindamise keskkonnaspeditsioon EE, mis on tehtud meie liidu poolt kaasamisprojektina. Ning kõigepealt kiusaja. Kokku vastas 773 inimest ning mitte auhinnatud, aga 3. koha sai Eesti Gaas. Teisele kohale jõudis Veolia ja esimesele kohale 82% inimeste meelest sai siis koduomanike kiusajana 2011. aastal selle tiitli Eesti Energia.
Põhjused on kindlasti halb kliendikommunikatsioon, tariifipoliitika ja viimaste tormide ajal ilmnenud varustuskindluse küsimused. Ma olen kindel, et Eesti elektrituru avamise eel 2013. aastal on kindlasti ka Eesti Energial kui väga suurel ettevõttel, kes peab hakkama enda klientide usaldust võitma vabaturu tingimustes väga tõsiselt ainet järelemõtlemiseks. Nüüd aga koduomanike sõber 2011. aastal. Kolmandale kohale koduomanike sõbrana tuli meie volikogu esimees, väga pikaaegne omanike huvide eest seisja härra Anto Raukas. Teisele kohale jõudis telesaade Kodutunne ja esimesele kohale 44,7% vastanute meelest tuli Eesti õiguskantsler härra Indrek Teder. Ma arvan, et need põhjused, mida härra Teder on teinud, on kõige paremaks kiituseks ja tunnustuseks. Ma tuletan meelde, et härra Teder õiguskantsleri ametis on tõstnud kohtutasemel üles tehnorajatiste väikese talumistasu probleemi maaomanike huvides, julgenud minna kohtusse Tallinna Vee ebaõiglaste hindade vastu, juhtinud tähelepanu elektrituru avanemisega seotud probleemidele ning juhtinud tähelepanu ka meie jäätmemajanduses tarbijate õiguste kaitsele. Härra Teder, ma paluksin teid tulla ja auhind vastu võtta. Te olete seda igati ära teeninud. Härra õiguskantsler, ma paluksin ka teile öelda kongressile omapoolsed tähelepanekud. Austatud kohalolijad, kõigepealt eks ma natukene üllatunud olen selle tunnustuse eest, seepärast oma arvates tegin ma oma tavapärast tööd. Jah, tõepoolest, omandipõhiõigus on minu jaoks väga oluline õigus. Olen tavaliselt oma ettekandeid alustanud sellega, et Eesti põhiseaduse preambulas on sätestatud, et Eesti ühiskond baseerub vabadusel, õiglusel ja õigusel. Ja vabadusühiskond tugineb väga paljudele põhiseaduslikele väärtustele. Üheks väga oluliseks on omandipõhiõigus. Ja see põhiõigus ei seisa mitte iseenesest, vaid selle eest tuleb kogu aeg seista, et omandisuhted oleksid stabiilsed ja võiks kindel olla, et tulevikus omandit kas siis ebaõiglaselt ära ei võeta või seda ebaproportsionaalselt ei kitsendata. Vaba ühiskond järelikult põhineb omandipõhiõiguse stabiilsusel. Ja see on minu jaoks väga elementaarne ja väga selge tõde. Et kui me näiteks läheme ajalukku, siis ju vabadussõtta mindi nii ideede pärast kui ka selle tõttu, et inimestele lubati maad. See on ka pragmaatiline ja igati õiguspärane alus. Et austatud kohalolijad, ega siis ükski asi ei seisa ega arene iseenesest, sellest tuleb seista. Ja ma loodan, et te olete ka tulevikus aktiivselt ja tulevikus kaitsete omanike huve. Jõudu teile!